Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt, Kristuselt. Jutluse aluseks loen täna Apostel Pauluse teksti. Tänane jutluse tekst on Efesose kirja 2. peatükist, salmid 12-16. Apostel ütleb: Teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule. Teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu, oma ihu kaudu. Kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Aamen. Istuge palun. Tänase jutluse sissejuhatuseks ma räägin teile ühe loo ühest poisist ja tema viiulist. Ühes väikeses linnas elas poiss, kellel oli vana kriimuline viiul. See oli pärit tema vanaisalt, aga aastate jooksul oli pill saanud kannatada. Mõni keel oli katki, kõlaava oli mõranenud ja keegi ei uskunud, et sellest võiks saada muusikat tulla. Poiss ise ka mitte. Ta hoidis viiulit kapi otsast tolmu all ja mõtles, see ei ole enam kasutatav pill, see on lihtsalt vana puutükk. Ühel päeval tuli linna üks kuulus viiuldaja. Ta andis kontserdi ja pärast kontserti lubas ta inimestel oma pille näidata. Poiss võttis julguse kokku, viis selle oma katkise viiuli talle. Poiss vabandas juba ette. See pill ei ole midagi väärt. Ma tean, et see ei kõla. Ma tean, et see on rikutud. Viiuldaja võttis pilli kätte, vaatas seda kaua ja ütles, see ei ole rikutud. See on lihtsalt kaugel oma tõelisest kõlast. Siis ta puhastas seda, pingutas keeli, parandas mõra, võttis kätte ja hakkas mängima. Ja äkki täitus ruum heliga, mis oli nii sügav ja soe, et poiss ei suutnud uskuda, et see tuleb sellest tema pillist. Kui ta küsis, kuidas see võimalik on, vastas viiuldaja: sellel pillil on alati potentsiaal. See pill vajas lihtsalt kedagi, kes teeks ta korda, aga tooks ka ta lähedale oma tõelisele olemusele. Poiss läks koju, hoidis oma viiulit käes ja mõistis, et see pill tema jaoks ei ole enam üks katkine vana asi, sest see pill oli saanud uue elu. Mitte sellepärast, et tema oleks seda kuidagi parandanud, midagi sellega teinud, vaid sellepärast, et meister oli selle pilli kätte võtnud, korda teinud. Meister oli sellel pillil mängima hakanud. Armsad õed ja vennad Kristuses. Tänane kirjakoht sisaldas palju erinevaid mõtteid ja kui ma tegelikult selle kirjakoha kokku võtan ja mõtleme, mida Paulus meile kirjakohaga öelda tahab, ta tuletab meile meelde midagi väga olulist ja meie inimese loomuse juurde käivat, et me vajame Kristust. Me kõik vajame Kristust. Paulus ütleb, et oli aeg, mil me olime ilma Kristuseta. Oli aeg, kui me olime ilma lootuseta. Oli aeg, kui me olime ilma Jumalata, toimetamas, tegutsemas siin maailmas. Ja armsad, siin ei ole lihtsalt üks teoloogiline mõttekäik, et
inimene on ilma Jumalata, siis ta on koos Jumalaga. Siin on see, mis meis sügaval on. Me tunneme ära ühel hetkel oma elus, et me oleme eemal. Et me oleme võõrad. Et me ei ole päriselt kodus oma eluteega. Kui me oleme Jumalast eemal. Ja küllap on teie elus ka olnud sellised olukordi, kus te lähete külla, lähete ühte seltskonda. Ja kujutage ette, siis seal seltskonnas tunnevad kõik kõiki. Aga teid keegi ei tunne. Sa sellisesse seltskonda satud, kuidas sa tunned ennast? Inimesed räägivad oma nalju, jagavad oma mälestusi ja sina seisad seal ja oled nagu nähtamatu nende inimeste jaoks. See on ehk selline näitlik pilt, aga Paulus räägib meil ju sama pilti meile vaimulikus tähenduses. Inimene ilma Kristuseta on nagu siin maailmas nagu üks külaline. No seal on maja, uks on lahti, aga ega ta päriselt ei julge sisse astuda. Seal on kuidagi teistsugune see olukord. Või ehk on kellelgi selline mälestus, ma ei tea, kui paljud pidid kooli ajal kooli vahetama, kui koolis õppisite. Aga mõtleme lapsele, kes kolib ära ja oma pere kolib ära, ta peab uude kooli minema, ta ei tea veel kuhu istuda, kellega rääkida, kuidas leida oma koht seal klassis. Aga selline ekslemine, sellist ekslemist kogeb inimene, kes ei tunne Jumala rahu, kes ei tunne Jumala armu. Ja kui palju inimesi on niiviisi ekslemas maailmas, kui ei ole seda kaugemat elu eesmärki. Aga Paulus ju ei jäta meie teadmist sinna paika, ta ütleb, nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Et mõtle oma südame olukorrale, oma elule. Kui lähedane sa siis oled Kristusega? Kui lähedane sa Kristuse vere läbi oled Kristusega? Me tuleme armulauale, me oleme pühakirja lähedal, me palvetame. Aga siin on ju evangeeliumi süda, et Jumal ei oota, et meie kuidagi peame murdma läbi kusagil. Peame leidma tee Jumala juurde. Ristiusu oluline aspekt on see, et Jumal tuleb meie juurde ja on tulnud inimese juurde. Jumal on tulnud sulle vastu. Jumal ei oota, et sina ja mina ja me kõik ennast kõigepealt korda täiesti teeme, no siis kuidagi saame suhestuda Jumalaga. Jumal on juba tulnud meie juurde. Ta tuleb meie segadusse. Ta tuleb meie pimedusse. Ja küllap meil igaühel on seda pimedat ala südames, millega me võitleme. Igaüks meist, kui me igatseme Issandat, kui me tahame käia kitsal teel, me võitleme. Ühel on ühed kiusatused ja võitlused, teisel on mingid teise tasandi võitlused ja kiusatused. Me võitleme oma pimedusega, aga mida teeb Jeesus? Ta tuleb sinu juurde, ta võtab sinult käest kinni. No aga elus on ka selliseid olukordi. Võtame teise näite. On küll olnud neid olukordi, kus kuuleme uudistest, et keegi eakas on eksinud, kui läinud näiteks sügisel metsaseenel on ära eksinud. Inimene eksles pimedas metsas, teda hakati otsima ja siis ta kuulis küll otsijate hääli, aga ta ei osanud neile kohe vastu minna. Vahel võib juhtuda nii, et lülitatakse päästeautol sireenidki sisse, ega seal metsas ei pruugi kohe aru saada, kust see hääl tuleb. Ja? Et kas inimene oskab ise sinna auto peale, auto suunas minna. Aga siis lõpuks tuli päästja ise inimese juurde. Otsija tuli inimese juurde, pani käe õlale ja ütles, lähme nüüd, sa oled leitud. Ma juhatan su välja, sinuga kõik hästi. Armsad, nii teeb meiega Kristus. Ta ei hüüa kaugelt, ta ei hüüa kusagilt eemalt, ta tuleb sinu juurde, ta võtab sul käest kinni, ütleb, lähme koos edasi. Paulus ütleb aga veel midagi, veel eriti hämmastavat.
meile. Paulus ütleb, et tema on meie rahu, Kristus on rahu. Ta ei ütle nii, et Kristus annab rahu. Me oleme mõelnud nii, et Jumal annab meile rahu. Jumal on rahu. Ta on rahu, see tähendab, et rahu ei ole siin kuidagi see tunne, mida me üritame saavutada, mis me soovime, et meie sees tekiks selline rahutunne, rahulikkus. Rahu on isik, kelle ligi me tuleme või keda meie enesesse lubame tulla, kui püha vaim tuleb meisse. Püha vaim valitseb meis. Rahu on meis, püha vaim on rahu vaim. Nagu näiteks 2 inimest on tülis, väga tavapärane olukord, meil Eestimaal ikka inimesed tülitsevad omavahel. Kui 2 inimest on tülis, võib vahendaja aidata neil leppida. Aga siin Kristus ei ole kuidagi vahendaja lihtsalt. Ta on see koht, kus vaen lõpeb. Ta lõhub maha vahemüüri. Kõik need müürid, mis eraldavad inimesi üksteisest, mis eraldab inimest ja Jumalat, häbimüürid, süümüürid, olgu erineval tasandil, uhkus, hirm, kibedus, pettumus. No mõtleme näiteks 2 naabrile. Kujutame ette, et 2 naabrit on aastaid tülis olnud. Vot Eestimaal on selles mõttes, taludes on vähemasti see olukord, et talud asuvad kaugel üksteisest. Nii kui võib lähemal asuda, siis võib-olla see tüli tuleb rohkem esile. Aga kujutame ette, et nad on lähestikku, siis linna olukorras näiteks. 2 naabrit, aastaid tülis olnud, ühel päeval kutsub aga 3. inimene nad mõlemad enda juurde. Istume ühelisel laua taha, ütleb neile ja ütleb nii, et siin minu juures ei ole ruumi vaenule. Siin seda vaenu ei ole minu juures. Ja see on Kristuse töö, ainult palju sügavamal tasandil. Kristusega koos olles kaovad ära need vaenu piirid, need müürid, kus on vaen, vaid inimene saab tulla rahu ja leppimise juurde. Ja lõpuks ütleb Paulus, et Kristus loob ühe uue inimese. Kristlane ei ole parandatud vana, vaid uus inimene. Meis on sündinud juba uus. Me ei ela enam selles olemuses, mis on ehitatud hirmule või süüle. Me elame identiteedist, mis on juurdunud armus, mis on juurdunud Kristuses. Arvalt mõelge, kuidas see meie elus väljendub. Kuidas suhe Kristusega meie elus väljendub. Kuidas on meie elus rahuga. Kui mina liigun, sina liigud, me keegi liigume kuskile uute paika. Kas sinna tuleb rahutus või oleme rahutegijad, nagu Matteuse evangeeliumi 5. peatüki algusest saame lugeda. Õndsad on rahutegijad. Rahutegija on see, kes saabub ühte kohta ja temaga koos saabub rahu. Kui Kristus elab meis, meiega koos saabub rahu. Aga mis veel meiega saabub? Mõelge kõikide nende Kristuse iseloomujoontega, kogu selle Kristuse olemuse peale, kas meie elus ka kuidagi Kristuse olemus väljendub. Jumal kasvatab meid selles. Issand kutsub meid nägema, et Kristus ei ole lihtsalt kuidagi ainult teekond, ta on rahud ja ta ei jäta meid meie olukorda, ta loob meis uue inimese ja olgu see sõna meile julgustuseks, et me uue inimesena võime minna teele lähedases osaduses Jumalaga. Paludes Issandat, et tema muudaks meid, olles kindlalt 2 jalaga selle kalju peal nii-öelda. Meie maja on ehitatud kaljule, mis on Kristus ise. Ja niiviisi edasi minnes. Saame astuda välja oma vana elu varjudest. Sa ei pea oma vana elu varjudest käima, sa saad endast välja astuda. Ja elada selles uues rahus, mis on Kristus ise.
aamen.